Täna loodi pretsedent. Eesti Vabariigis on kätte jõudnud see aeg, mil loomapiinajad peavad ka reaalset vanglakaristust kartma. Anija valla Kaunissaare küla Mädasoo talu peremehe Friedel Vilbiksi ja talusulase Aleksander Prantsevi loomapiinamise juhtum jõudis kohtusse. Eelmine istung jäi ära, siis ei suutnud keegi kohtualustest kohale tulla. Olid väidetavalt liiga purjus. Nüüd oli kohtul õnne, mehed vedasid end kohale. Aga millega siis mehed Mädasoo talus hakkama said? Värskendame mälu. Mädasoo talu peremees Friedel Vilbiks ei olnud rahul oma koer Pämbiga. Koera süü seisnes selles, et ta sõi liiga palju ja tõi lõpuks järglased ilmale. Mädasool tähendas see tavaliselt koera emmedele maise teekonna lõppu. Lõpuks käskiski Vilbiks talusulasel Aleksander Prantsevil 2-aastane Pämbi ära tappa. Peremees on joob ennast juua täis ja hakkab siis kõigile ütlema, et koertele süüa anda ei tohi, et suured koerad tuleb ära evitada, kui kussikad tulevad ja siis räägib selle sulasega ja sulane hakkab siis sinu otsaga kohe pihta. See on jah mitmendaid aastad siin juba olnud. Ma garanteerin, et mina olen siin olnud 8 aastat, siin iga aasta see niisugune jama. Peremehe käsk on seaduseks ja Aleksander Prantsev tõttas seda taltsalt täitma. Ta otsustas Pämbil kirvega pea maha raiuda. Paraku oli Pämbil õnne ja kobakäpast sulane ei suutnud tekitada surmavaid vigastusi. Selle kobakätta ja ausid käin ka siia, et võtan kätt, et sisikonna vasen välja, et saab pooltele kassidele teha. See on jah. Kus sa kirve panid? Kirves on minu. See on, ma näeb, ilusti tõmbasin kaelategi siit sinna. Lihtsalt need kaela taha ja see lööreks või kirvega panin, siis see lööri katki ja pani. Nüüd urjad, siis läks halvasti. Läks jah. Vigastatud koer lidus surmahirmus metsa. Kahjuks tuli aga kaelast haavatud koerake meeltesegaduses järgmisel hommikul koju tagasi. Piiritud ruudus ja armastus oma pererahva vastu said talle saatuslikuks. Vaene loom suleti kuuri hukkamist ootama. Lastel ei õnnestunud kasuisa Friedel Vilbiksi meelt muuta. Koer tuli maha lüüa. Viimases hädas pöördusid lapsed loomakaitse seltsi poole. Loomakaitsjate kaudu jõudis õnnetu lugu ka lõpuks kohtusse. Asi oli selles, et varipaika ma ei saanud seda viia. Kuna ma võtan lastel toidu ära ja varipaik ju see on riigieelarves, see maksmakse rahaks ole. Ma oleks kurjategi olnud. Mõtlesin, mis asja ma teen. Variant, mõtlesin, jätan ta omale sinna. Tegin pika keti, euroketi 10 meetrit kõik. Panin ta ilusti, et magamistoa alla. Aga mis viga oli? Ta ei teinud tööd. Koer ei aukunud. Ma olin Riigipäästeameti keskla juhatajana. Mul ka üks koer ei teinud tööd, eks ole. Ma hukkasin ta. Ja mul ei olnud muud varianti, mida ma tegema pidin. Sellepärast, et koer ei tee tööd, ta ei augu. Lemmikkoer peab ka tööd tegema. On õigus, mängis rebasega, eks ole, Nüüd pool aastat hiljem, kas on niisugune tunne ka, et äkki sai midagi valesti tehtud? Ei, valesti sai ainult see, et koer tõmbas tagasi, rohkem mitte midagi maha oleks löönud, kohe niikuinii õhtina. Nööri ette. Aga nüüd järgmine hukkamine tuleb siis lihtsam ja nii koerale kui sulle? Lihtsam jah, nii koerale kui mulle. Ennegi loomi tapnud üheruna. Ja jäädki selle töö juurde? Kui vaja, siis alati. Mädasoo talus olid Aleksander Prantsev ja Friedel Vilbiks varemgi koeri teise ilma saatnud. Ei olnud see Pämbi kirvega saagimine esimene kord. Õnnetud koerad, närusele elule järgnes Mädasool alati piinarikas surm ja sadistid tegid, mis tahtsid. Loole lisab võikust veel see, et kuulu järgi olevat vähemalt viimasena tapetud koer Roki looduskroonide supipotti jõudnud. Ka Pämbi pidi grillituna pererahva seedetrakti rändama. Ema rääkis, et saist tahtis tas grillliha üldse teha. Ära grillida, et umbes. Tas lõkke, jah. Vastab see tõele või? Muidugi, pakkus oma pruudile ka. Mis imelik, koerealused söövad ka, kurat söövad ja hiinlased rottis ja näitas telekast, mis imelik on. 49-aastasele Aleksander Prantsevile ja 57-aastasele Friedel Vilbiksile mõisteti 4 kuud vangistust, millest nad peavad reaalselt ära kandma 1 kuu.
3 kuud jääb kandmisele tingimisi 18-kuulise katseajaga. Meestelt võeti ka 4 aastaks ära loomapidamise õigus. Kui mehed panevad selle 18-kuulise katseaja jooksul toime kuriteo, siis peavad nad kõik 4 kuud vangistust kinni istuma. Lisaks mõisteti meestelt välja sundraha mõlemalt 6525 krooni ja menetluskulud mõlemalt 1587 krooni. Hetkel on meestel õigus otsus ka edasi kaevata. Härra Vilbiks, tundub, et tegite ikkagi ajalugu, et siis esimene loomapiinaja, kes vangi pannakse, et kas kaebate edasi ka või? Muidugi, see on jumala õige. Kuidas teil tundub, kas tehti teile liiga praegu? On liiga karm? On ju vale süüdistused käiki võetakse. Nad saavad ise omale kätte. Kes nemad? No kes kirjutasid selle lollus sinna kokku. Aga loodate siis nagu, et pärast pealekaebamist see tuistatakse, jah? Muidugi, issand jumala õitku. Näldad. 6 aega vanglat, et kas see tundub äkki liiga karm või? Ei tundu, parasjagu. Reporter hoiab teid asjade käiguga kursis.